Tere tulemast Ronimise ministeeriumisse ehk teisisõnu ronimisjõusaali. Hea koht, kus saate füüsilist trenni teha, kogu keha, saate siin korraliku koormuse osaliseks ja ühtlasi erinevaid radu lahendades, neid ronides, saab ka teie loovus väga suure trenni. Oleme siis jõudnud nii kaugele, et meil on jalanõud on jalas ja olen valmis minema ronima. Enne seda tuleks aga üle käia paar tähtsat turvalisust puudutavat küsimused. Esiteks, kõik sõrmused, kaelakeed ei ole soovitatavad ja palun ära võtta. Kui tõesti ei saa, siis me oleme inimestel kinni teipinud need. Et mis juhtub, kui me seda ei tee, sul võib see sõrmus jääda sinna nii-öelda nuki taha ja siis jääb sul pool sõrme koos sõrmusega sinna ja seda keegi ei taha. Siis edasi, nüüd kui me liigume matile, siis kindlasti olge nii kenad, vaadake ülesse, seina kõrvale, igale poole, et ei jääks kellelegi, kes juba ronib seina peal, et ei jääks talle alla. Soovituslik on kuskil 1,5 meetrit seinast ja see on juba täiesti piisav. Nüüd, kui sa oled jõudnud seinale, siis ronides palun ära roni kellegi peale, siis ta juba siin all ronib, sa väsid ära ja kukud talle otsa ja siis te kukute koos sealt alla. Ja täpselt samamoodi ära roni teisel alla, sest äkki tema väsib ära, kukub tema sul otsa, no ja siis sa võib-olla jõuad äkki 2 inimest korraga hoida või mitte, ilmselt mitte. Seinal ronides kindlasti ole nii kena, vaata, et kui sul on seal seina peal sükene must triip, siis palun ära sellest mustast triibust edasi ülespoole roni. See on keelatud ilma julgestuseta. Kui sul on julgestus, siis võid sa seda teha. Nüüd edasi, kui sa väsid ära või oled raja lõpetanud ja tuled seina pealt alla, siis minu soovitus oleks, tee seda ronides, sest siis sa kontrollid rohkem. Kui sa tõesti ei jõua ja otsustad alla hüpata kuskil 3 meetri kõrguselt, siis kindlasti enne veendu, et kedagi all ei oleks. Ja kui kukud, siis püüa kukkuda nii, et ikkagist jalad on paralleelsed seinaga ja et sa maandud punase mati peale, mitte halli. Sinna on küll seina vahele pandud sükene pehmendusmatt hall, aga ta on üsnagi ebastabiilne mõnevõrra ja sealt võid ennast rohkem ära väänata. Ja maandudes siis jalad oleksid paralleelselt omavahel, et nad ei oleks mingisuguse nurgal, et keha ei oleks mingisuguse nurgal ja et sa oleksid ise mõnevõrra selline lõtt ikkagist. Mida tugevamini sa ennast hoiad, seda suurem on võimalus, et sa väänad ennast kuskilt mingit pidi ära. Kui sa ronid, siis ronimisseina peal on olemas erinevad sellised puidust näiteks tükid, mida sa võid ka ronides kasutada, aga kui sa näed seal metallaasasid, siis palun ära sinna küll enda näppu pane. Kukud, jääb see näpp sul sinna ja ise oled all. Nii et metallaasad jäta palun rahule. Ühtlasi, kui sa ronid seal seina peal, kus sul on aknad, siis akna volüüme iseenesest võid kasutada, aga palun jäta aken rahule. Olen eelnevalt maininud sõna rada. Mida see tähendab? See tähendab rada, mida mööda sa saad ronida. Ronimisrajad, kui sa oled ühe valinud, siis on ühte värvi nukid, näiteks võtame rohelised nukid ja rada algab siis niimoodi, et sul on märgistusena peal, käte märgib, nuki peal kas ühe nuki peal 2 kätemärki või 2 nuki peal eraldi kätemärgid. Su käed peavad olema alustades seal, jalgadega võid kasutada ükstapuha millist nukki. Nüüd ronides ronid siis ainult ühte värvi ja kuidas ma saan aru, kus on see lõpp? Lõpukivi, raja lõpp on tavaliselt märgitud niimoodi, et seal on silt küljes, millel on top peale kirjutatud. Ja kui seda silti küljes ei ole, siis tuleb natukene edasi ronida ja haarata kinni siis vineerist nii-öelda äärest. Siis on sul rada lõpetatud ja raja lõpus tuleb sul olla mõlema käega, kas siis kivi või vineerist ääre küljes vähemalt 3 sekundit ja siis
see rada nagu loeb. Ja radade raskusastmed hakkavad V0-st ning lõpevad siis edasi juba V8, V9-ga. Algajatel soovitame esmakordsel ronimisel V0, V1, maksimaalselt V2. Mõned näpunäited ronimistehnikast. Kui ronid, siis ole nii kena, astu alati varbaga. Sest kui sa astud jala siseküljega ja peaksid ennast pöörama, siis sa võid ennast nuki pealt maha pöörata ja alla kukkuda. Selleks soovitan alati astu varbaga. Järgmine asi, me räägime astumisest ja ronides tegelikult põhitöö ja raskust kannavad sinu jalad. Ehk siis jalgadega jõuad sa teha 100 kükki, kätega sa 100 kätekõverdust veel päris hästi ei jõua teha. Ehk siis ronitakse jalgadega. Järgmisena me tuleme ülesse puusad, hoia palun enda puusad vastu seina, sest kui nad on kaugel, seda rohkem pead sa rakendama jõudu selleks, et hoida enda keha nii-öelda siis selle raja peal. Mida lähemal on puusad, seda lihtsam on sul ronida. Ning viimasena, mehed, muskel, pähkel on küll kõva, aga ta ei kesta kaua. Ehk siis ronides lase palun käsi sirgu, ära hoia teda kõverana. Kodukorrast nii palju, et kui sa tuled ronima, palun jäta enda joogipudelt siia, ära võta seda ega sööki siia punasele matile kaasa. Sellega sa määrid selle ära ja teed olemise teistele ka ebameeldivaks. Järgmisena, kui sul ronides vajavad käed natukene mingisugust rohkem pidamist, siis meil on olemas selle jaoks siin talgiämbrid. Talgiämbrisse paned käed sisse, seal põhjas on üks tore pall, nätsutad seda natukene endal käte vahel ja siis selleks, et kogu saal seda valget talki täis ei oleks, siis plaksuta palun ämbri sees, mitte väljas. Ning viimase asjana, kui sa kasutad või kui sa kavatsed teha üldfüüsilist treeningut eraldi veel, selleks on meil eraldi ala olemas ja seal on olemas ka joogamatt, siis võta palun see joogamatt, rulli ta ilusti lahti ja pärast, kui sa olete ära kasutanud, siis seal on olemas ka täiesti ilus puhastusvahend, millega sa pritsid selle mati puhtaks, lükkad paberiga veel puhtamaks natukene ja rullid uuesti kokku ning paned sinna, kus sa ta võtsid. Ilusat ronimist!